Tervist! Mis asjad sulle täna anti söögi tegemiseks? Mul on täna selline lugu teile rääkida, armsad sõbrad, et isad Toomid, kellel on ilusad valged kindad ja kellel ei ole pikka mütsi praegu peas, tänu sellele, et meil on nii madal laagi, on andnud müüki toote, mis pälvis Eesti Barbecue Assotsiatsiooni parima liha aasta toote tiitli ehk sea välisfilee barbecue marinaadis. Ja see on selline mõnus 400 grammine tükk, mis on mõeldud siis küpsetamiseks nii grilli kui barbecue ahjus, eks ole, võib ka tavalise ahjus teha. Tavalise ahjus saad ka teha. Täpselt. Ja minu eesmärk täna on Toomitsale müts pähe tõmmata selles mõttes, et ei ma ei kasuta ühtegi nendest kolmest võimalusest, vaid panen kõik vardasse. Vot, said nüüd. No sa paned vardasse, kus sa küpsetad? Päikse käes? No jaa, küll grillis, no. Ja sina? No minul on see, et jätkuvalt kodune hakkliha, supersoodne 19,90, 450 grammi, mina grillin täna hakkliha. Vot nii. Sa oled väga põhimõttekindel. Jah, hakkliha. Kodune ja mõnus. Väga, aga hakkame pihta. Hakkame. Et jätkuvalt 19,90 suuremates kauplusekettides. Jatku. Tahtsin rääkida sellest sea välisfileest. Tegelikult ka äärmiselt mõnus toode. Et kui teil on kodus aias väikene nurgas, väikene barbecue-ahi, viskate 8 tunniks madalal temperatuuri sisse, super tulemus. Tõesti on hea. Ma praegu ei valeta. Ma ei poe sulle kuskil. Ausalt tegelikult on pärit hea. Kui ei ole ahju, pange kodus, köögis ahju. Tunnist piisab, eks ole? Täiesti hea. Ja grilli peal saab temast ka suurepärase tulemuse ja ka umbes sama ajaga, eks ju. Et mina täna siis lõikasin selle, see tükk oli ennem selline mõnus 400 grammine suur tükk, ma lõikasin nad viiludeks ja nüüd ma panen koos salveiga nad üks tunniks ajaks seisma tegelikult. See oleks nagu parim variant. Priit, mis sulle ütleb sõna salvei? See on suhteliselt võõras ürt inimestele, eks ole? Jaa, aga sinijälitus juustuga on ta näiteks väga hea. Täpselt, eks ole. Nii et kui te ei ole siiamaani veel proovinud kõikide nende tüümerite, roosmariinide, basiilikute kõrval salveid, siis proovige just nimelt. Ja lihaga on ta väga hea. Itaalia köögis on näiteks selline tüüt nagu saltimbocca, eks ole, veis ja liha väikese salvei lehega ja ta sobib väga hästi. Ta on selline pisut mõrkjas, pisut mündine ja nüüd ma võtsingi terve selle poti ja ma uhkelt mähin selle liha siia sisse. Kasutan oma vanu häid masseerimiskäsi ja jätan ta umbes tunniks siis seisma siia koos selle salveiga. Ja nagu ma ütlesin, ma küpsetan vardas, et natukene anda sellist pisut magusamat mekki. Ma lõikasin sektoriteks siin õunu, siia sidrunimahla. Õunadena võib kasutada ikka selliseid hapukamaid ja tahkemaid sorte, Granny Smith on muidugi väga super, Golden sobib ka ja kindlasti on olemas ka vanaema aias kuskil peidus Antonovka, just nimelt. Natukene sidrunimahla, pisut valget veini ja suukrut. Ja nüüd täpselt ma jätan sellega tunniks ajaks siia seisma. Pärast läheb kõik vardasse ja siis läheme juba grilli juurde. Nii, ma olen selle enda hakkliha massi siin valmis saanud ja nüüd nipp. Tahad kotletti teha, ära tee ainult nii pätsu. Võta eelmise saate võrosas lõki ämber, lõika pealt ära ja saada endale sangaga kotleti vormi. Siin on näha, vanakooli mees teab, mis ta teeb. No ikka. Köögis ei lasta midagi raisku. Kõik taaskasutusse. Ja siis on lihtne. Toome siit hakkliha. Ma panen sulle grilli valmis või? Jah. Nii. Head märjaks. Kõigepealt puhtaks, siis märjaks. Jah. Niimoodi. Jah.
ja panin siia sisse, siis leidsin oli niisugune lampsteik maitseaine ja jahimehe maitseaine ja soola ja küüslaugupulbrit ja sibulat ja jääb kõigile meelde ja muna ja no sellise biifiga läheks isegi jahile. Oot. Sa nugasil tuline. Ai. Kurat. Ja siis kokad räägivad, mis seppade käed. Ehmatav oli praegu. Nii, paus. Oho. Sul ikka see muskatharid on ikka hingas, jah? No muidugi. Nii kaua kui Priit oma suurepärast kodust kotletti teeb, siis on möödunud juba tunnikene. Nii nagu öeldud, salveiga marinaadi pandud lihatükid lähevad siis nüüd vardasse. Ja piikime nad vaheldumisi koos nende suurepäraste õuntega, kuhu läks siis marinaadi, nagu me kõik mäletame, veini, suhkrut, miks mitte panna sinna ka natukene kaneeli, kellele meeldivad sellised peenemad maitsed või näiteks tšilli sobib ka väga hästi. Ja nüüd, kui see varras on valmis, siis läheb see otse tulele. Sea välisfileega peab natukene ettevaatlik olema, kuna tema rasasedus on päris väike ja selles mõttes see küpsetamise aeg on suht lühike. Nii et olge ettevaatlikud. Ma arvan, et sellise varda puhul 3-4 minutit ühelt poolt ja sama palju teiselt poolt on täiesti piisav. Ja ma siis vahepeal, kui jätsin oma varrastega mässab ja kakleb, siis ma lõikasin arbuusis sellised kuubikud, pintseldasin õliga, panin siia peale natukene suhkrut ja grillile. Täpselt sama ridaga siis meloniga, õli, suhkur ja grillile. Ja siis on mul siin ciabatta sai, selle lõikame pooleks, määrime õliga mõlemalt poolt, ka grillile. Ja kui arbuus on juba värvi peale võtnud natukene, siis nendele paneme ka peale, mul on siin musti seesamiseemneid. Paneme neid iluks külge. Ja saia siis peale grillimist veel määrime, mul on siin guacamole. See oli see, mis asjast ta nüüd tehtud. Krokodillipirn. Sai, ciabatta grillitud. Ja siin mul siis selline avokado, niisugune salsa, guacamole. Määrin selle siis saiale, ühele poole, teisele poole. See on niisugune spicy, siin on ka tšillit ja laimimahla ja ma just tahtsin öelda, et need, kellel ei ole võimalust mingit sellist rohelise purgiga rohelise kalega purki osta, siis väga hea ise. Avokaadost, jah? Jaa, tavaline avokado, siirunimahla, natukene küüslauku pürestajasse ja tuleb väga mõnus, selline mahe, mõnus, sidu ja hea kaste. Mina nagu lisad ei teinud, kuna sellel suurepärasel tootel, mille välja mõtles Priit, nimelt siis barbecue-marinaadis veise või sea välisfilee on nii palju erinevaid mõnusad maitsed ja kui salveid oli siia juurde, siis ma lihtsalt serveerin ta rohelisel salatil, et ma panin natukene siia neid mõnusaid ilusaid peedilehti alla. Ja pisikene ürdiõli siia juurde sobib suurepäraselt ja kes nüüd tõesti tahab, siis mis sa ise soovitaks, Priit? Mis sobiks sinu liha kõrvale? Ma ei tea, nagu need suvelihadega ikka kõike, igasugust värsket manti, tomatid, kurki, värsket hapukurki. Tead küll, need rohelised veel sool vees. Ühepäevased? No kahepäevased. Väga bueno. Ütleb mees, kes räägib ainult lihideni. Aga mina olen omadega valmis. Ma ei tea, kuidas sul on? No mul ka, mul siin... Ai, see seesam näeb hea välja siin. Mul siin veel paar jupstükki veel panna ja siis on nagu olemas. Väga ilus. Aga sellise võileva saatel ärkaks küll ju pärast mingit 4 või 5 tiiru siin Kalevi staadionil. Aga kallid sõbrad, need olid meie tänased road ja ma arvan, et suvi on see täpselt see õige aeg, kui peaks lihi sööma ja natuke võib-olla sporti ka tegema. Ja, sellepärast me siin Kalevi staadionil olemegi. Just täpselt. Aga teiega lihideni. Lihideni.